Tehnikamaailm on ka oma uue numbri valmis saanud. Tõnu, sind taas ristküsitleme lausa. Vaatan esilehel on sul mis siis täpselt? Seekord on meil põhilooks autovaldkonnast 3 esindusliku universaali võrdlustesti. On siis Audi A6 Avant, Mercedes-Benz E-klass ja Volvo V90. Nii et konkurente seekord testis natukene vähem, aga sellest millised konkurendid. Nii et ükskõik mis auto sellest 3 võtta on päris selge, et kehva seltskonna kedagi ei satu. Aga test on julm asi ja keegi on esimene ja keegi on 3. Nii et see on siis sellega juhatame siis numbri testi sisse. Aga loomulikult, kuna jaanuaris toimus selle aasta esimene suur autonäitus Detroitis, siis on päris tore ja põhjalik ülevaade autoaasta sisse juhatanud autonäituses Naias koos siis Ameerika mandri aasta autodega. Neid on sel aastal juba mitte 2, vaid 3 lausa. Seal läheb tiitlite jagamist päris uhkelt laiali. Ja siis loomulikult sõidame mitme põneva uudismudeliga, siin alates Nissan GT-Rist ja lõpetades siin Hyundai i30-ga. Kasutatud autorubriigis on seekord selline natuke huvitavam, eksootilisem masin nagu Nissan Murano. Et neid ei ole siin Eesti teedel kuigi palju olnud, aga oli omal ajal üks selline mudel küll, mis äratas oma välimuse ja oma tehniliste näitajate poolt päris palju tähelepanu ja üllatus, nüüd on aeg ta juba olnud nii kaugele jõudnud, et me oleme pidanud teise ringi autode rubriiki panema. Ja loomulikult teeme tagasivaate ka eelmise aasta autoaastale, et kui tavaliselt on autostatistika rubriik meil 1 leheküljel, siis seekord on 2 lehekülje peal, nii et kõik, mis Eesti autoturul eelmine aasta toimus, kes olid võitjad, kes olid kaotajad ja tagasivaade ka eelmistesse aastatesse. Mul oli omalgi päris huvitav vaadata, et mis olid aasta 2007 siis Eesti enimüüdud automark ja enimüüdud automudel. Need olid? No need olid Toyota loomulikult markidest, nii nagu ka tänapäeval, aga edukam mudel tollal Honda CR-V, nii et kus muidugi markide koha pealt ei ole kuigi huvitav, sest et see viimase 10 aasta seas on üks aasta ainult, kus Toyota oli esimene olnud, aga las juba siis ajakirja lugeja vaatab, mis aasta see oli ja mis automark see suutis Toyotale ükskord koha kätte näidata. Ja kui me sinna tahapoole läheme, siis ka autospordi rubriigis on seekord natuke tagasivaadet huvitavamat, kus äsjase Dakari ralli valguses, kus siis ka Eesti tsiklimeestel päris hästi läks, vaatame tagasi ja räägime Dakari võidukatest autodest läbi aastate. Et päris huvitav tagasivaade näha, milliste autodega on Dakari sõidetud ja kõige hullem ka võidetud. Nii et hakkame pihta siin nimelt Volkswagen Iltisega aastast 1980. Nii et kes selle militaaršiibiga kursis on, siis võib-olla tuleb paljude üllatuseks, et see on ka Dakari võitjate nimistus olnud. Ja loomulikult teeme veel väikese tagasivaate ka alanud ralli aastale, sest see on alanud meie seisukohast hästi. Toyota Nakult ootame siis, et annaks meile põhjust neid autorubriiki siin spordi osas veel edaspidigi täita ja seekord on päris palju huvitavat ka kroonika rubriigis, kus päris paljudel autodel on jumalused tähtpäevad. Räägime siin kas kandilistest Volvodest või Jeepi sünnipäevast või minu poolest kas või Beatlitest või Assidest, et kõigil on seekord aasta alguses olnud sünnipäevad, nii et lugemist taas 100 leheküljel nii maa peal kui taeva avarustes.